78HJ-GBLQX, need nagu paroolid, no lihtsalt ei jää pähe. Tere, mina olen Kristel, küberhügieeni looduslaps, kui nii võib öelda, ja olen täna siin koos Tõnuga, kes ütleb ise oma täpsema tiitli, sellepärast, et ma olen liiga rumal, et seda ise välja öelda. Mina küll ei ütleks, et sa rumal oled, aga mina olen Tõnu Tamme Riigi Infosüsteemi Ametist ja CERT Eesti juht. Tegeleme me küberintsidentidega ja pigem nende ennetamisega kui nende lahendamisega. Kui alustad siis oma kübermaailmaga tutvumist, mis oleks need esimesed sammud, kuidas seda kõige turvalisemalt teha? No alustame sellest. Nutiseade sul on tahvelarvuti või mobiil. Ekraanilukk on? On. Nii, väga hea. See on juba esimene õige samm, et kui ei ole ekraanilukku, siis see tasuks kindlasti peale panna, et me ju ei taha, et keegi telefoni leiaks ja näeks kõiki sinu pilte, mis sa seal teinud oled. See on nagu esimene, et sotsiaalmeedia on? On. Millised? Facebook, Instagram, Twitter on ka vist, aga ma ei käi seal. Okei. No Facebook ja Instagram, väga hea. Postitad sinna tihti? Tuleb ette, Facebooki vähem. Kas sul on seal sama parool? Vist ei ole, aga nad on omavahel seotud. Aga kasutajatunnus on sama? No vot. Siis kasutad sa sellist asja nagu kahetasemeline autentimine. Kas sa tead, mis see on? Ja ma tean, seda Instagram pakkus mingi hetk, et tee see ära ja ma tean, et mul on see tehtud ja mul on tunne, et kas Facebooki või Instagramiga kummagile mingisugune aasta-poolteist tagasi keegi Ukrainast millega pärast otsustas, et ta tahaks sisse muukida ja andis teada, et kuule, oled sa Ukrainas või mis toimub, et sealt mingi kahtlane tegevus tuvastati. Miks seda kahetasemelist autentimist me alati soovitame, ongi see, et esiteks sa näed, kui keegi tahab su kontole sisse logida ja sa saad seda keelata, eks ole, et sa ei lase teda oma kontole ligi. Aga tegelikult on siin üks väike info veel, mida sa saad teada, juhul kui sellised päringud tulevad. Keegi on ära arvanud sinu kasutajatunnuse ja salasõna. Ja kui sul see salasõna ja kasutajatunnus on veel kuskil mujal kasutusel, siis tuleb lugeda, et see kombinatsioon on lekkinud. Ja kui on mõni muu keskkond, kus ei ole kahetasemelist autentimist, siis sinna saab kurjategija niisama lihtsalt sisse. Ja mis siis juhtub, kui ta näiteks sinu Gmaili üle võtab? Sul on Gmail, ma eeldan. Mis siis juhtub, kui ta sinu Gmaili üle võtab? Ta saab väga palju spämmkirju. Nii, mida veel? Kuid ka muid põnevaid infosid teada. Aga ma eeldan, et sinu Instagrami ja Facebooki kasutajakonto on @gmail.com. Nii, mis juhtub, kui sa parooli ära unustad? Siis ma pean selle uuesti üles panema, ta palub, et kas sa tahad meelde tuletada. Ja kuhu see meeldetuletus tuleb? See läheb ju mulle Gmaili. Nii, ja kui ma nüüd vaatan, kuhu sa oled registreerinud oma kontot, kasutades sinu Gmaili ajalugu ja teades, et ma saan igale poole saata palve, et ma unustasin parooli ära, siis tuleb see sama parooli resettimise link sinu Gmaili, mille ma olen üle võtnud. Ehk et kui palju sinu kontodest üle interneti ma saan üle võtta ilma kahetasemelise autentimiseta. Vist kõik. No vot, et selles mõttes on kahetasemeline autentimine oluline, et see igasuguste selliste lihtsate kasutajatunnus ja parool, kui see lekib kuskilt või ära arvatakse, et see selle vastu kaitseb. Ja sellepärast on see oluline nii sotsiaalmeedia puhul kui kindlasti e-posti puhul, sellepärast et e-post on sul see Nexus. Tõsi. Said teate, et Ukrainas tahetakse sinu Facebooki sisse logida. Nagu ma ütlesin, siis see sisaldab kahte infokildu. Et keegi logib ja nüüd sina saad otsustada, kas sa lased ta sisse või lase. No ilmselt, kui sa parasjagu Ukrainas ei ole, siis sa sinna ei taha sisse saada. Aga ta annab infot ka selle kohta, et keegi on sinu kasutajatunnuse ja parooli, selle kombinatsiooni, kas ära arvanud, teada saanud või lihtsalt vaadanud üle õla, eks ole. Et mida siis tuleks teha, kindlasti on ära vahetada parool. Selles mõttes, et ei ole mõtet hoida
kättesaadavana kasutajatunnust ja parooli kombinatsiooni, mida keegi juba teab. Ja ära vahetada mitte üksnes Facebookis, vaid ära vahetada mis tahes kohas, kus sul sama kombinatsioon on kasutusel. Et siis ei ole kurjategijal võimalus sisse logida ka sinna keskkonda, kus sul näiteks kahetasemelist autentimist ei ole. Kuidas valida endale uut parooli, mis on kõige kindlam viis? Mina kunagi valisin endale parooli niimoodi, et mul oli üks mängukaru, mille peal oli üks kindel kiri, mis ei olnud see tavaline I love you või mingi asi, vaid oli üks asi, mille ma vaatasin, selle ma valin. Et kas sellised asjad on nagu... Mis see parool oli? Ma ei ütle sulle, sest muidu sa saaks teada. Aga sa ju ei kasuta seda enam? Jaa, kindlasti mitte. No siis ei ole ju seal midagi saladust. Mõmmi, karu, 1, 2, 3. No võt, mõmmi ja karu, eks ole, õõtäht või mitte? Oleneb. Et kusjuures üks, mis on jällegi võib-olla niimoodi kasulik infokild, et eestikeelsed paroolid on tükk maad turvalisemad kui inglisekeelsed. Eriti kui seal on õõtäht. Seda klaviatuuri pealt mitte eestlasel leida on kaunis keeruline. Et kui sul on, ma ei tea, teddy bear, siis on võimalik inglise keeles kasutada sellist rünnakumeetodit, et sa võtadki sõnaraamatu ja proovid sõna-sõnalt. Kuna inglise keeles sõnadel ei muutu lõpud. Ei ole igasuguseid pöördeid ja käändeid ja välteid ja no pagan teab, mis reegleid veel, eks ole, et sa varieeridki sõnadega, siis seal on tükk maad lihtsam sõnastiku abil rünnata. Aga kas nad saavad siis nõnda, et oletame, et sul ei ole lihtsalt teddy bear, see on teddy bear 186, et siis ta paneb selle sõnaraamatu, okei, teddy bear läks ja nüüd ta pakub, et tegelikult siin on midagi veel lõpus ja siis hakkab proovima erinevaid sümboleid sinna järgi veel. Ta võtab selliselt, et ta katsetab sõna teddy ja bear, seal on 2 sõna ja siis sul on 3 numbrit, ehk sul on 5 kohta. Viimasel 3 kohal, igas kohas võib sul olla 10 variatsiooni, ehk et siis sa hakkad seda tuvastama, et kui palju seal on võimalusi. Ma ei tea, palju seal inglise keeles neid enam levinud sõnu on, ütleme 5000, taaskord 2 sõna, eks ole, tegelikult see kombinatsioonide arv on maru madal, mida arvuti peaks läbi proovima. Spioonifilmidest me oleme ju näinud, nendel on klõkk, see teeb sul kähku ära ja see on 2 minutiga teada. Just, et eestikeelne parool, kus sul ongi, ma ei tea, minu näiteks ratas on roheline, ütleme, et minu, ütleme, ta on juba vältes, eks ole, et on juba hoopis teine, et on tükk maad keerulisem. Nii, et kõik võiksid panna, kui tahad ise välja mõelda, pigem eesti keeles. Pigem eestikeelseid sõnu, ta võiks olla ikkagi vähemalt 10-12 tähemärki pikk. Aga ma enda pealt tean seda, et neid erinevaid paroole on nii raske meeles pidada ja see on ilmselt ka enamus see põhjus, miks inimesed kasutavad ühte ja sama parooli igal pool. Ma kujutan, et see võib olla number 1 põhjus. Kuidas, ma ei taha ju seda kuskile üles kirjutada, sest kui see kaustik, päevik, mis iganes kellegi kätte langeb, ta saab sealt need kohe. Kuidas on kõige mõistlikum siis neid 10 000 erinevat parooli meeles pidada või kuidas neid valida, kuidas see nagu oleks võimalikult mugav ja niimoodi, et sa ei pea iga kord endale Gmaili peale uuesti seda parooli uuendust paluma? Minul 10 000 veel ei ole täis, aga umbes niimoodi 350-400 ikka tuleb ära, eks ole. Ja selleks kasutab mina sellist vahvat abimist nagu paroolihaldur. Et tema ise hoiab minu paroole meeles, teab, mis keskkonnas, mis kasutajatunnuse ja parooli kombinatsioonid mul on, võimaldab genereerida nii pikad paroolid, igasse kohta erineva ja siis, kui ma lähen sinna sisse logima, siis ta juba täidab automaagiliselt ära, et sinna paroolihoidlasse saan ma sisse ühe niisuguse peaparooliga, kus mul on alati ka mingisugune biomeetriline tuvastus, et see on tükk maad turvalisem ja tegelikult ka lihtsam, kui meeles pidada 350 erinevat parooli või kasutada, ma ei tea, paari, 3, 4, 5 erinevas kohas. Oletame, et ma nüüd oma seadmes ei saa sisse logida, vaid tahan minna sõbra telefonist või sõbra seadmest läbi siis enda kontole ja siis see
78 HIJ kriips GBLQX, need nagu paroolid, no lihtsalt ei jää pähe, et kuidas nagu siis, kuidas ma sellega siis toimida? Mina kasutan sellist tarkvara nimega LastPass, aga noh, neid on teisigi, et OnePass ja KeyPass ja mis iganes, et see on lihtne, mul on ta olemas nii telefonis, mul on ta olemas läpakas, need samad paroolid, mis mul on ühes kohas, on mul ka teises kohas. Kui vaja, ma saan ka veebi kaudu, saan ligi, eks ole, et ma saan selle parooli kätte, ma saan ikkagi sisse logida, et tegelikult see erinevate seadmete probleem ei ole üldse murekoht. Sellise nagu ühe seadme põhised, seal on ta jah, natuke võib muutuda ebamugavaks. Tarkvaradest rääkides on viimasel ajal minu huviorbiiti või vähemalt YouTuberid, keda ma jälgin, on tihtipeale reklaaminud sellist tarkvara või sellist asja nagu need VPN, need siis suunavad su seda mis iganes asja, et sa oled teises riigis või et sa saad panna oma asukohta kuskile mujale. Kas sa saad nendest rääkida ja kas nendel on ka roll just küberhügieeni juures? Nendel on roll küberhügieeni juures eelkõige sellistes internetikohvikutes, kus see kohviku wifi võib-olla ei ole alati seadistatud kõige paremini. Ja selleks, et sinu kasutajatunnused ja paroolid ei liiguks seal krüpteerimata, vahel seda paraku niimoodi juhtub, et ongi selline teenus, kus turvalisuse peale ei ole kõige paremini mõeldud, siis piisab sellest, kui kurjategija lööb arvuti lahti ja lihtsalt kuulab. VPN põhimõtteliselt, mida ta teeb, tõstab kogu sinu liikluse sellisesse suletud voolikusse ja ta liigub seal mööda seda turvalist voolikut, nii et need bitid ja baidid nagu vesi sealt voolikust välja ei tule. Et seda soovitatakse eelkõige kõikvõimalikele ettevõtetele, kus liiguvad tundlikumad andmed, aga seda võib ka igaüks kasutada täiesti rahulikult, et pigem on ta mõeldud just siukseks. Et kui reisid kuskil? Kui sa reisid kuskil, et siin on öeldud, et isegi Ameerikas erinevad lennujaamad on lennujaamu, kus on asi ohtlikum kui mujal, et saame me ka ise neid teateid mõningatest natuke halvemini üles seadistatud wifi võrkudest aeg-ajalt, kus on võimalik potentsiaalselt siis pealt kuulata, et mis seal liigub. Aga see incognito aken, kas see ka kuidagi aitab mind või see, ütleme minu selles võrgus, netivõrgus, kus ma olen, ma kaitsen ainult seda, et elukaaslane näeb mu neti ajalugu või otsingu ajalugu. Siin just üks Eesti Päevalehe ajakirjanik küsis huvi pärast Google'i käest, et mis andmeid te siis minu kohta teate. Google teadis 24 gigabaiti iga viimase kui otsinguni. Google teab kõiki sinu ostuajalugu, kõike seda, kus sa viibid, kui sul on Android telefon, ühesõnaga väga-väga palju. Tükk maad rohkem kui armukene, kes on armukade ka veel peale kauba, ja tükk maad rohkem kui mis tahes riik. Et selles mõttes see incognito brauser aitab nii palju, et ta vaikimisi ei ole, et sa oled sisse loginud, ehk et ta ei oska tegelikult üht või teist otsingut sinuga seostada. Ta ei jäta meelde seal erinevaid küpsiseid, eks ole, mis sinu kohta maha salvestatakse, et milliseid valikuid sa varem oled teinud, et ta on aeg-ajalt sihuke hea abimees inimestele, kes võib-olla tahavad tutvuda internetis võib-olla paremate lennuvõimalustega näiteks. Puht praktilises võtmes just, et aeg-ajalt igasugused lennufirmad ja reisibürood jälgivad, et kui sa sama lendu käid mitu korda küsimus, siis sa näed, et hind vaikselt kasvab. Järelikult sa oled ikka huvitatud. Et kui need küpsised minema kustutada, siis võib hind teinekord kukkuda ja pelgalt ainult küpsisest hind sõltub. Üldsegi mitte sellest, mitu vaba kohta veel lennuki peal on. Okei, et nii palju kui küpsised oled maha jätnud. No täpselt. Okei. Suur aitäh sulle tänu. Ma arvan, et me saime kõik ikka päris palju targemaks ja turvalisemaks ja hügieensemaks.
Vaata kindlasti siin kodulehekülje peal natukene ringi, saa natukene rohkem teada, kui sa seni teadsid ja kindlasti võta osa ka netiketi võistlusest.